ja tere juba päevast siis ka minu poolt, et teate, see on nii kurb konverents või ma ei tea, ma lihtsalt istun, mul on juba klomp kurgus, ma võtsin natuke rohtu ka sisse, küll pulsialandajat, et see ei teeks mind liiga ärevaks, aga see on tõesti väga, ma ei tea, et ma arvan, et me võiks päeva lõpus ikkagi põhisõnumina kaasa võtta, et me oleme kohustatud, see on number 1 ja me oleme teadlikud ja me märkame. Aga tegelikult ma tahtsin teile rääkida ka oma sellisest uurimistööst, et see uurimistöö valmis minu residentuuriprogrammi lõputööna ja miks ma üldse selle teema peale tulin, et ma ütleks üldse, et see on meil mingisugune igapäevane värk, eks ole, et pigem keskendume ravimitele, ma ei tea, ägedatele, kroonikutele ja kõikidele muudele, aga siis residentuuriprogrammi raames oli meil väga huvitav lähisuhtevägivalla teemaline seminar ja seda viisid läbi siis 2 naistarsti, doktor Made Laanpere ja doktor Kai Part, kes on põhimõtteliselt sellised gurud, ma ütleks lähisuhtevägivalla osas, et just arstide võib-olla sellise seisukohast lähtuvalt. Ja siis mul oligi kogu aeg suu lahti ja siis ma mõtlesin, võiks midagi mõelda siit. Ja siis see teine teema on see ka, et krooniline valusündroom, et ma kunagi tahtsin saada anestesioloogiks ja see valu ja valuravi teema on mulle nagu väga südamelähedane. Et see on küll väga raske teema ja seda on väga raske käsitleda selles mõttes, et kuna ta on selline kompleks probleem ja hõlmab nii paljusid praegu paljude, ütleme, spetsialistide koostööd, aga jah, siis ma kombineerisin need 2 teemat kokku ja tuligi selline töö, nii et mina siis tutvustan, mida mina siis huvitavat teada sai. Ja paar sõna ikkagi sissejuhatuseks ka, et tõesti, et Justiitsministeeriumi andmetel üle 4000 perevägivalla kuritegu oli registreeritud, et me mõtleme ka selle peale, et palju oli registreerimata, kas sama palju, veel rohkemgi. Ja iga teine tegelikult kuritegu Eestis on perevägivalla kuritegu ja paraku küll, et meeste vastu suunatud lähisuhtevägivalda on, aga neid on vähe ja 85% on siis ikkagi mehed need, kes seda kuritegu toime panevad. Ja kui me mõtleme ka, et 5 inimest hukkus, jällegi tuli küsimus, eks ole, et aga kui ta on juba surnud, võt tõepoolest, et ka mina sain täna palju rohkem teada selles osas, et ma võingi dokumenteerida ja kusjuures ma tahtsin veel küsida, et kas teie füsiodena panete ka kirja, dokumenteerimiskohustus on meil kõigil, aga kas mina näiteks olen küsinud oma patsiendi käest, eks ole, otsepidi, et see ei toimu nagu jumala eest igal visiidil, aga ikkagi, kui mingi selline asi kripeldama jääb, siis ma panengi kirja, et patsiendi sõnul ei ole tema lähisuhtevägivalla ohver, eks ole, sellise kuupäevaga. Täna ta ei ole, võib-olla tuleb 6 aja pärast tagasi, võib-olla on. Aga jah, et ma arvan, et seda võiks kindlasti alati dokumenteerida ka siis, kui ta ei ole. Vot sellisel ajahetkel. Ja jällegi, et miks ma seda teemat nagu valisin, see on ja jääb tõusva tendentsiga probleemiks. Ja kuna sellega tegeleb mitte ainult Justiitsministeerium, vaid ka tervishoiusüsteem tervikuna, et kogu see krooniline valusündroom, et kas selle taga võib olla lähisuhtevägivalda ja see mind ka nagu väga huvitas ja see, et see rääkimine on siiamaani tabu ja ega väga kergesti ei saagi patsienti kõnelema. Et see oli nii põnev ja nii tore ja siis ma mõtlesin, et teen seda. Ja siis eesmärgid olid mul loomulikult ka püstitatud, et esiteks ma tahtsingi leida seost, kas on või ole kroonilise valusündroomi ja lähisuhtevägivalla vahel, et tahtsin teada, et kui palju siis üldse kroonilise valuga seotud kaebusi esineb, kui sageli nad on. Uurisin erinevaid ravimeid, mida me siis põhiliselt kasutame valuravi
komponentidena, ehk siis nii valuvaigistid, antidepressandid kui ka gabapentinoidid, pregabaliin, gabapentiin, mis on ka siis kroonilise valuravi üks osa. Ja siis ka loomulikult neid kogemusi lähisuhtevägivalla osas ja kõige enam mind huvitas see, et kas üldse need naised, kes on seda teemat, kellele see on nagu südamelähedane või kellel on kogemused, kas nad üldse tahavad seda jagada oma arstiga, oma perearstiga ja siis küsisin ka, et kui aktuaalseks nad peavad seda probleemi nagu üleüldse. Et mina uurisin siis 2 suhteliselt suure keskuse naispatsiente, et mõlemad olid siis minu praktikabaasid ja huvitav on see, et Talmare perearstikeskus on siis, asub siis Tallinnas ja enamik patsiente on siis muidugi Tallinna elanikud ja piirkonna mõttes on siis selline Kopli, Mustamäe patsientkond ja Tabasalu perearstikeskus, sinna kuuluvad siis põhimõtteliselt siis Harku valla elanikud, kes on ennast nii-öelda sinna registreerinud ja mina värbasin siis patsiente meili teel, saatsin neile küsimustikke. See unustasin veel öelda, et uurimistöö oli kooskõlastatud Eesti eetikakomiteega ja võtsin siis, see ei olnud ainult see, et need küsimustikud olid laiali saadetud, vaid ka see, et võtsin natuke taustaandmeid üldse vaadata, mis need patsiendid endast nagu kujutavad ja valisin siis sellise 18–60 nagu meelega, eks ole, sellise, et vaadata, et kas on üldse erinevust ja mis nagu toimub. Ja taustaandmete mõttes mina võtsin siis, kas ma saan siin natukene suunata ka selle või selle valgusega. Räägi edasi, ma vaatan. Ja, et palju, et need diagnoosid on siis võetud Perearst 2 programmist ja 2022 oli siis mõlema keskuse peale siis nagu näha siis kõige enam diagnoositud liigesevalu, vaagna ja lahkliha piirkonna valu ja siis nipet-näpet seljavalu, peavalu. Et need olid siis kõige, saab kuidas? Ja punase peale võetud ja siis... Siia, jah. Ei näita. Nüüd näitab, jah. Et jah. Et jätame selle info meelde, et ma meelega võtsin siia ka fibromüalgia, mis ei ole nii-öelda selline tüüpiline, eks ole, nagu peavalu, need R-diagnoosid, vaid ta ongi kompleks jälle selline diagnoos, aga selle üheks komponendiks on kindlasti krooniline valu. Ja tulemused olid siis järgmised, et üldse vastas küsimustikule 151 naisuuritavat, ehk siis pea 19%, tegelikult vähevõitu. Ma lootsin saada rohkem ja keeleliselt ka, et see võiks olla nagu natukene võib-olla kallutatud selles mõttes, kuna jällegi ütleme ainult 5% vene keelt kõnelevatest naistest, et see küsimustik oli mõlemas keeles loodud. Et tegelikult võis vastata nii ja naa, aga jah, paraku nii ta oli ja kui me vaatame vanuselist jaotuvust, siis kõige enam oli siis vastajate seas naisi vanuses 31-35 ja 41-45, et see selleks, kas loomulikult see teema huvitabki selliseid naisi sellises vanuses, eks ole. Ja perekonnaseisu mõttes, et enamik vastajatest olid kas abielus või püsisuhtes ja muu all siis olid nad kas lahutatud ja uues suhtes, aga see oli üksik vastaja. Et jah, enamik olid siiski suhtes. Ja vaatasin ka tööga hõivatust minu uuritavate seas, et kõige enam oli siis töötavaid naisi ja siis teine koht oli siis muu tähendab seda, et toodi välja, et on kas ettevõtja või siis töövõimetu või siis töötav tudeng. Aga jah. Ja mis siis nagu
kroonilise valusündroomi puhul välja tuli, et kroonilist seljavalu esineb kõige rohkem, kroonilist liigesevalu ja kroonilist peavalu. Mõtleme nende taustainfo põhjal, et seda kroonilist vaagna ja liiglihavalu ei olnud nagu üldse siin vähemalt välja ei tulnud. Et selline huvitav erinevus. Ja siis puudumiste osas ka, et tahtsin teada, palju siis nendest patsientidest on puudunud selle valusündroomi tõttu koolist või töölt või on siis oma kohustusi pooleli jätnud. Ja seda siis 2 küsimuses, et nii elu jooksul kui ka viimase 3 kuu jooksul. Ja näeme, et ikkagi 40%, isegi 41 vist tuli, et elu jooksul on valusündroomi tõttu puudunudki koolist või töölt ja viiendik on siis ka 3 kuu jooksul pidanud seda tegema. Et kroonilist valusündroomi igaks juhuks ka, et see eraldi defineerisin seda, kui siis valu, mis on kestnud vähemalt 3 kuud järjest ja et patsiendid ka, või need, kes vastasid, saaksid nagu paremini aru, mida see siis täpsemalt tähendab. Ja lähisuhtevägivalda käsitlesin 3 aspektist. Mina seda majanduslikku vägivalla vormi eraldi arvesse ei võtnud. Ma ei tea, kas see on õige või vale, aga see ilmselt läheks veel laiemaks. Mul oli pigem see probleem, et kas ma suudan vähemalt nende 3 puhul mingeid seoseid tuvastada, seega ma piirdusin ikkagi vaimse, füüsilise, seksuaalse vägivalla vormidega ja siin ka, et natukene seda naisvastajale kuidagi selgemaks teha, et jällegi füüsilise puhul me juba kõik saame aru, et selles osas ei ole mingit kahtlust, et seda kuidagi valesti mõistetakse, eks ole, seda enam, et löönud, peksnud, juustest terinud, tõuganud, lämmatanud, kõik võimalikud. Küll aga see vaimselt väärkoheldud ja seksuaalselt väärkoheldud küsimused, et ma igaks juhuks ikkagi nagu panin ka need sellised märksõnad. Ja mis siis välja tuli, oli see, et minu vastajate puhul ikkagi üle poolte on kogenud seda vaimset vägivalda. 3, eks ole, ütleb, et nad on teadlikud, mis on füüsiline vägivald, ehk nad on sellega reaalselt kokku puutunud ja siis 5 on ka seksuaalse vägivalla ohvrina ennast tundnud. Et ei õnnestunud küll leida seost ei kroonilise peavalu, rindkervalu, alakõhuvalu, lihasvalu, vaagnavalu vahel, aga on kindel seos, et kõigi 3 vägivalla vormi puhul nendel ohvritel esineb rohkem kroonilist seljavalu kui neil, kes ei ole sellega üldse kokku puutunud. Krooniline seljavalu, füsioole väga tähtis. Nii. Ja vaimse vägivalla ohvritel tuli välja niimoodi, et statistiliselt ei ole rohkem kroonilise valuga seotud sümptomeid, aga füüsilise vägivalla ohvritel on siiski kroonilist peavalu ja kroonilist vaagnavalu rohkem. Ja seksuaalselt väärkoheldud naistel on krooniline lihasvalu. See on selles mõttes võib-olla natukene selline umbmäärane ka, mis asi see krooniline lihasvalu on. Aga ma arvan, et kõikvõimalikud müalgiad, mis ei allu sellisele tavapärasele käsitlusele ja mis siis kipuvad tõesti olema pikaajalised, mis põhimõtteliselt krooniliseks ka lähevad, et võiks mõelda ka selle lähisuhtevägivalla vormi peale. Ja ravimite osas on huvitav see, et
et küll 3 kuu jooksul on 62,1% vaimse vägivalla ohvritest neid tarvitanud, eks ole. 40% füüsilise vägivalda kogenud naistest on tarvitanud valuvaigisteid ja siis üle 20% seksuaalse vägivalla ohvritest, aga siiski statistiline erinevus nagu sellel puudub. Et ei ole rohkem teada, et valuvaigisteid tarbivad siis lähisuhtevägivalla ohvrid rohkem kui teised. Et ja see tegelikult puudutab ka nii antidepressantravi kui ka gabapentinoide, küll aga, et neil on, et nad küll saavad neid rohkem, aga ja neil risk saada on neid rohkem, aga see ei ole statistiliselt oluline. Ja sama puudutab ka, jah, just nagu ma ütlesin, ka gabapentinoide, et nii antidepressantravi kui ka gabapentinoidid. Ja siis tuleb nii-öelda meie osa, et kui palju need ohvrid tahavad siis jagada oma kogemusi raviarstiga või spetsialistiga, kes nendega parasjagu tegeleb. Ja hurraa, et 100% kõik vaimse vägivalla ohvritest tahavad seda ja soovivad. Et noh, et me jällegi ei pea ootama, et ta ise tuleb ja ütleb, vaid õiged küsimused ja õige lähenemine ja õige suunamine. Et see on see, et kui juba saada see osa, noh, nii-öelda patsient rääkima, siis ilmselgelt ta nagu õnnestub. Et füüsilise vägivallaga ei ole nii hästi, küll aga me võib-olla suudame nii-öelda tuvastada seda ka väliselt. Kõiki ei suuda, jah, aga mida näeme, et ma küsin veel sellist asja, et võib-olla vahele kõigile, et kui palju teist võtavad patsiendi nagu riidest lahti? Või et noh, no kui mina olen näiteks perearstina suunanud füsioterapeedil, ma alati ütlen, pange mugavad riided selga. Küll aga ma nagu ei täpsusta, mida see nagu tähendab. Et kas ta võib ju ennast täiesti ära pakkida, et kõike, et ära varjata. Aga jah, ma ikkagi ise üritan inimest lahti võtta, või noh, kui ta keeldub, siis see ka võiks nagu natukene tulla sellise kahtlustava momendina. Ja kurb on tegelikult see, et ainult 1/3 seksuaalse vägivalla ohvritest tahab jagada oma kogemusi arstiga. Et siin ilmselt mängib rolli ka see, et noh, nagu Mariana ka ütles, et ohvrid sageli ei tunnista või ei mõista ise, et see ongi vägivalla vorm, eks ole. Noh, et see on nagu abielu üks osa, ma peangi tallu alluma ja peangi temaga vahekorda astuma. Muidu juhtub see või too või ma lihtsalt, no miks mind üldse võeti? Noh, ma olen sellist poliitikat ka kuulnud, et jah, et kahjuks ei soovi nad seda jagada nii hästi kui vaimse vägivalla ohvrid. Ja mida siis ma tahtsin ka arstidele oma selle uurimistööga presenteerida, et see võiks olla nagu screenimise osa, nagu esmatasandil vähemalt. Et muidugi me ise ütleme ka, et kohustusi tuleb kogu aeg juurde, nüüd peab perearst veel lähisuhtega tegelema, aga samas see on nii oluline teema, ja see aitaks lahendada nii paljusid probleeme ja kuidagi, noh, perearstil on ju ka see, et ma tunnen ju tervet perekonda. Et ma näen, ma küll võib-olla ei näe neid alati koos või kuidagi, et ei oska nagu kokku panna, samas ongi väga hea, et ma näen seda, noh, et sageli, et kõik perekonna liikmed on ühe perearsti oma. Ja, et kuidas seda screenida, et see on võib-olla selline, võiks olla järgmise uurimistöö, millest keegi tahaks kirjutada, selline teema, et kuidas täpselt siis nii-öelda välja sõeluda võimalik ohver, aga jah, et vähemalt see, et patsiendid on nagu valmis, võiks anda perearstile ka sisendi. Okei, ta on nüüd valmis, aga küsi, märka,
tuvasta ja siis ka ohvrite abistamise info jagamine, et noh, see oli selline, ütleme, võib-olla üldistav küsimus ka, et kui sagedaseks siis nagu peavad lähisuhtevägivalla ohvrid üldse probleemi levimust, et jah, et hea on see, et üsna levinuks ikkagi peetakse, et seda ta on ja kindlasti kui ohver ise ka teab, et ta ei ole ainukene või et noh, me küll teame, et nii heades perekondades juhtuvad sellised probleemid kui ka nendes peredes, kes ongi väliselt, noh, võib-olla näeb, et alkoholiprobleem, kõikvõimalikud sõltuvusprobleemid, et ka selle taga võib olla veel lähisuhtevägivald. Et mäletan doktor Madela Anpere ka, et ta toonitas sellist asja, et kui on sõltuvusprobleemid naisel, ja siis, et see ei ole alati, et noh, ta ei ole ainult nii-öelda tühja koha peal, et selle taga võibki olla lähisuhtevägivald. Et seda teemat võikski nagu väga põhjalikult uurida, küsida ja ei tegele ainuüksi selle nii-öelda alkoholiprobleemiga, vaid vaadata nii-öelda sügavamale. Ja kokkuvõtteks ka, et võimalike ohvrite ülesleidmine või nii-öelda tuvastamine, et see meil oleks alati peas, eks ole, et me saaks aru, et see ei ole tabu, et ma julgen küsida, julgen märgata ja et tähelepanu vajavad lapsed, eks ole, et laps on ka pealtnägijana või pealtkuulajana või nagu täna väga hästi kõlas see, et pealt tajutavana, eks ole, ka ohver. Ja see, et me suudame, et see tagasisidestamine ka, et kui ma suudan ohvrile nii-öelda teadvustada, et tema krooniline valusündroom võibki olla seotud sellega, et ta kas praegu kogeb või on varasemalt kogenud lähisuhtevägivalda, et see iseenesest see teadlikkuse tõstmine ja talle nii-öelda selle, noh, nende seoste tõlgendamine, et see aitab päris hästi raviprotsessile kaasa. Et selline lugu, ega ma pikemalt enam ei räägiks, et tänud. Jah.